Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on teie lemmiksaade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad ja pisarad. Meie tänane külaline ei vaja tutvustamist. Ta on ärinaine, iluikoon, ta on suunamudija, ta on 4 lapse ema, ta on ilusüsti kuninganna, ta on miljonär, ta on Marju ja ta on Karin ja ta on juba kohal. Marju, Karin, tere tulemast! No tervist! Tere tulemast! Me oleme sinuga sotsiaalmeedias natuke suhelnud, aga silmast silma vist esmakordselt näeme. Nii et, ma ei tea, mis baarides sa liigud, vaata. Meil on väga lihtsad reeglid, sa oled juba kursis, aga võib-olla keegi meie vaatajatest ei ole. Meil on 11 küsimust, kõige odavam on siis 5 eurot ja kõige kallim on 50 eurot. Okay. Kui sa vastad küsimusele õigesti ja korrektselt. Õigesti või? Aga ma laveerin, kas ei ole õigeid vastuseid. Ei ole, jah? Ei ole. Kui sa vastad, siis see summa läheb võidufondi. Kui sa ei vasta, see põleb ära, midagi ei juhtu katastroofilist. Võib-olla juhtubki. Ja siis, kas sa mõtlesid natuke juba, kuhu sa tahaks seda raha annetada? Jaa, tead, ma tahan seda. Keskturu juures iga reede üks kristlasest mees jagab, ütleme, kas siis nüüd kodututele, vaid natukene ikkagi raskemas seisus inimestele suppi reedeti. Me peame nad üles otsima. Jaa. Okay. Ma ei tea praegu seda. Kas see on päris lugu? See on päris lugu. Okay. Jaa, ta on kristlane, ta on ise vist elus kunagi pahuksis olnud. Mina ei ole kristlane, eks, aga see ei tähenda, kui keegi teeb midagi hea egiidi all, siis mul ei ole vahet, kes ta on, eks. Ja samamoodi, kui keegi teeb halva, siis mul on väga suur vahe, kes ta on, eks. Et jah, reedeti peab olema seal see supipäev minu arust. Okay. Keskturu juures. Me leiame nad üles. Leiame. Jaa. Miks selline valik? Vaata, kõik annavad loomadele, on ju. Ja, aga looma eest ikkagi inimene hoolitseb, et kõigepealt see peab meie lähikondlasel kõht täis olema, siis saab kass ka kodus süüa ja suppi ülegi, et eks, et me ei saa. Ma olen ka muidu igasuguseid loomi ja ma ikka kõike proovin toetada jõudumööda, aga ma arvan jah, et kui meil juba rahvas läheb supikööki ja kõht on tühi, siis ma toetaks seda. Jäi. Alustame. Nii, jaa. Kuidas see käib? Mina valin või? Sa valid. Ja sina loed ette? Jah. Okay. Kui sa tahad, sa võid ise ma ju ei pruugi nägeda ja ma ei pruugi. Aga et sul oleks natuke rohkem aega mõelda, mida vastata, siis ma ikka aitan. Võtame kõige suurem, on ju? Kohe. Ja millal siis? Ma ei tea. Ei ole keegi varem. Ja ikka kõige suurema nalja. Muidugi, kuule, see on see, et kui juba üles puuakse või elektritoolil ole, siis panen paugu ära, eks? Okei. 50 eurot. Sa oled praegu õnnelik 4 lapse ema. Õnne, ma ei tea, kui need lapsed teeksid õnnelikuks, aga okei. Esimene sündis, kui sa olid teismeline. Millised olid tollases eluetapis kõige karmimaid päevad ja kuidas sa suhtud aborti? Nii, ma ei ole karme päevi olnud, sest et ma olin täiesti veendunud, et see laps peab sündima. Oota, kui vana sa olid? 15. Ja 17 sündis teine. Ja, et ei, mul ei ole karme päeve olnud, ma ei tunne. Ma arvan, et sa oled nii loll lihtsalt nii noorena ja sa oled nii elu täis. See tundub, et see, ma just täna ühe inimesega rääkisin, et 15-aastane ta ütles, et kodus ikka ütleb vastu. Sellepärast ta arvab, et ta on kõige targem. Sa 15-aastaselt usud, et sa oled kõige targem ja maailm on valla ja lihtsalt mine, et mul ei ole raskeid päevi olnud. Okei, et mingid depressiooni sellega... Ei, no kuule, depressioon, kuule, 17 sajand oli kõigil, oli kurvameelsus ja melanhoolia. See oli moevärk, praegu on sama lugu minu jaoks. Sorry. Okay. Ma olen ikka selles meelestatus, sest ütleme nii, et on kindlasti haigeid ja raskelt, aga väga palju on praegu ikkagi. Kuidas ma ütlen, et kui sul nagu ei ole midagi, siis sa nagu ei kuulugi kuskil, eks. Et praegu on väga oluline saada mingi diagnoos, et natukene, kuidas ma ütlen, ühiskonda sulanduda. Ja, et mul ei ole seda. Okay. Ja, aga mis depressioon? Vaata, mul ema tappis ennast ära depressioonis, on ju. Et eks ikka on raskemaid, keerukamaid momente, aga see ongi see, et see on elu. Kohe ei saa ju panna instrumente kokku ja öelda, et me ei tee midagi. Nii, siin meil oli ka teine küsimus. Kuidas sa suhtud aborti?
Tead, selle kohta on see hea ütlus, et tead, et kui mehed peaksid sünnitama, siis meil oleks iga bensujaamas oleks abordipõtka. Jaa, õige. Ma olen sellest nii palju... Ei, see on absoluutselt. Ma ei kujuta ette. Ma suhtun sellesse täpselt nii, et kui on vaja, siis on vaja ja nii ongi. Ja abort peab olema legaliseeritud, abort peab olema naistele kätte saada ja see peab olema tehtud meditsiiniliselt, et me vähendada oluliselt seda, et meil õnneks on see selles mõttes legaalne ja lubatud, et naine ei peaks muretsema selle pärast. Ja kui siin ka Ameerika juhtumid rääkida, et kui 10-aastane tütruk ära vägistatakse, siis ta peab sünnitama et oi, see kõik on püha. Teate, kõik on püha ja kõik ei ole püha, on ju. Et ei, mina olen abordi poolt ja nii on. Ja ma võin selgitada purstused selle pärast, kui mul on 4 last ja ma pean 5. lihtsalt sünnitama, aga mu 4 eelmist kutsikat saavad tänu sellele kahjustada, sööki jääb vähemaks, siis kahjuks keegi peab kaotama. Elu ongi julm. Aga olemas. Nii lihtne see oli. Nii, kas lähme siis... Kas 5 on kerged või? No, jah. No davai. Nii, sulle on kujunenud raudse leedi maine. On või? Jaa. Kes seda ütles? Oot. Margaret Thatcher isiklikult. Hakkad kohe vaidla. Nii, kas see on seotud sellega, et keegi on sulle kunagi väga haiget teinud? Kes ja mida? Jälle. Ei. Sa Loki juba seda vastasid. Ja, et selles mõttes, et mis mõttes kogu aeg ei pea sa mehelt peksa saama, et meestega nagu, või ühte meest mitte armastada või teist armastada. Et jällegi, austa teisi ja sind austatakse, vahest pead sa elus. Mul just väike Matu lapselaps oli kolakat, on ju, peksa ja sattus haiglasse. Ja siis mul sõpruskond oli ikka, oi, ma ütlesin, peab saama. Sa pead kolakat elus saama. Selles mõttes, et natuke ise küsisid ka, on ju, vene poisi käest natuke, et need on need asjad, mille peale me täna ütleme, et ei, me võime mängida seda heaolu ühiskonna lugu, aga vahest võib ühiskonnal väga raskeks minna. Ja siis on just väga oluline, et sa tead, et võib peksa saada. Nii et ei, mul ei ole selles mõttes keegi haiget teinud, aga võitlema oma koha pärast olen ma kindlasti pidanud. Aga see, et issand, ta tegi mulle nii pahasti. Aga mis sa ronisid sinna situatsiooni? Sa ju teadsid, et sa võid paugu sealt saada. Saidki paugu. Õpi. Targad sõda. Väga. Ja meil on 55 eurot olemas. On ja. Nii. Teeme 20 siis. Ei tohi jälle või? Ei, võib. See on, jah, ainuke. Suured summad. Te peate mulle 5000 panema. Su kõrval on juba 7 aastat olnud Ameerika jalgpallur, kes on sinust 16 aastat noorem. Te kihlusite 2 aastat tagasi? 2 või 3. 2, jah. No, meil on kirjas, et 2, me teame kõike. Ära minu pärast muretse, ma ei suuda oma laste sünnipäevasidki meelest pidada. Millal pulmad on ja mis eelarvega? Tõenäoliselt nad tulevad. Tõenäoliselt tulevad nad talvel. Ja tõenäoliselt ka vist alla 100 000 täna väga pulma ei saa pidada. Just. Aga me veel vaatame, vaata. 7-8 aastat saab meil nüüd, eks? Jah, just. Ja, et siis vaatame. Aga võivad tulla küll puhtalt peo pärast kas või. Miks talvel? Siis me saime talvel tuttavaks. Ja mul on kiht kuskil saanide ja hobustega viina võtta. Why not? Ja kõik teevad suvel ja tahavad ilma. Ma vaatan, kõik on praegu paugutavad kus Itaalias ja et natuke peab jälle midagi muud tegema, ma arvan. Aga kas sa mäletad, millist pulma sa lapsepõlves ma ei ole kunagi pulmadest unustanud. Päriselt? Ma olen väga rahulik selles mõttes. Okei. Isegi kui seda ei tule, on kõik okei. Katastroofi ei juhtu. Ei, ma võin alati panna valge kleidi ja loori ja pilte teha. Ja mingid reelsi on ju. Ja TikTok'i. Et mul ei ole seda must be done ja mingit sellist asja, et pigem ma olen see tüüp, kes go for the flow ja vaata, kuidas ujud on ju. Et mulle meeldib ujumine rohkem kui ma pean kindlasti saama. Ja sellepärast ei ole ka mul elus pettumusi. Et sa ei oota midagi. Ja ma ei oota sellist mingit, nüüd peab olema, et ma ei tea, nagu nii, vaata, ma saan varsti 50 on ja, et ma pean varsti hakkama mõtlema hoopis, et mis ma nagu kirstus selga tahan. Come on. Et see on uued mõtted võib-olla, jah. Aga selles mõttes ma tahtsin küsida lihtsalt, et juurde, kuidas? Kuidas ta hakkama muga saab? Sa võid vastata, jah? Ja, rahulikult, ma olen üsna lõbus kuhu tegelikult. Ma olen rõõmsameelne ja ma ei viitsi hädaldamist kuulata ja kindlasti ei ole meie kodus seda
kuidas ma ütlen siis, et mis on tegemata? Vahest on muidugi küsib millegi pärast, aga see on puhtalt selles mõttes, et kui mul igav on ju vingutada, aga mingid teha. Pisut draamat peaks ka olema. Natuke ikka. Ja, muidu igav. Ta just täna hommikul ütles, ma ütlesin, et sa tüli tahada. Võiks küll, ongi igav. Sa oled kuidagi rahulikuks jäänud. Okei, jah. Äge, mõnus. Annab lootust ka. Jah, on ju kõigile. 75. Olemas, jah. Jäi. No siis on nagu juba vaata midagi on. Viiekat. Tahad ikka viiekat? Neid on nii palju, vaata, siin ma lihtsalt vaatan. No võtame viiekat. Nii, võtame. Aga sellest sa vastasid juba kõik. Vassime. Suvel rünnati su lapselast matut. Ta sattus haiglasse kõhu ja peavigastustega. Midagi natuke oli seal, jah, teda hoiti. Ma ütlen, et Eesti meditsiin on ikka kogu see, mis ma pean ütlema, aitäh politseile ja lastehaiglale ja kõigile. See oli nii, esiteks reageeriti, eks ole, väljakutsele kõrvalt ju inimesed helistasid. Politsei helistas mulle, eks ole, mina olin natuke eemale, ema läks kohale, haiglast helistati, siis ma kuulen Matu järgmine päev, kuna mind ei olnud, ma tahtsin pühapäeval, et lähen teda vaatama, aga pühapäevaks lasti ta välja juba. Et siis õde seal kõrval ütleb, et kas ma panen su koogi külmkappi? What the fuck? What the fuck? Koogid külmkappi, kas ma panen sul? Sa pidid suremus olema tilga all. On ja? Et ma räägin, et see, kuidas on meie Eesti meditsiin või nagu vau, ja, et ma ei näe, kuidas te ei näe ja see pühendumus. Ma olen ise meditsiinist lihtsalt olnud ju väga pikalt, et ei ole niimoodi, et keegi läheb ja tahab sulle halba teha. Et ma ei ole ühtegi kirurgi näinud, et me peseks käsi ooteruumis ja mõtled, nüüd lõikame küll surnuks, on ju. Et kõik lähevad oma parimate kavatsuste, parimate teadmiste ja iga õnnestumine on väga suur asi igale meedikule. Aga kõik väsivad loomulikult ja vahest, kui võib olla tõesti, kui sa tuled oma küünevigastusega ja kui sa ainult oled näinud, eks terve päev on sul liiklusvigastused sees olnud, kus sul on ikka revitud jalad ja kõik ja siis tuleb keegi oma küünega vinguma. Tahaks küll vastu hambaid anda, jah. Kõik on inimesed ka. Kõik on inimesed, jah. Ma ei ole veel küsimuseni jõudnud. Ma arvasin, sa Matu. Kuidas see sind tundma pani? Ma küsisin sealt, kiirabi mulle helistas, ma sain ju kohe nagu sellega ka. Ma küsin, kuidas on, et suremas ei ole. Nad vastasid mulle, ei ole. Ma ütlesin, kõik okei. Siis nad ütlesid, nad annavad lastehaiglast üle ja ema. No muidugi, mees peab hakkama saama. Jaa, et mul ei ole seda. Loomulikult, kui on suured viga, aga jälle, mis sa muuta saad elus väga? Ja kui sa, ma arvan, väga tihti ongi see, et aga mõtle, kui oleks midagi juhtunud, et miks sul telefon sees ei ole? Mõtle, kui oleks midagi juhtunud. So what? Mis ma siis teen? Mis ma siis teen? No mul oli telefon sees, sain teada. Aga vaata, see on loomulik ka, et inimene nagu hakkab muretsema. Miks sa muretsid seal, kus sa muuta ei saa? Selgitage mulle palun üks kord ära, mida sa muretsed? Sa ei saa mitte midagi muuta. Kui on sitasti, on sitasti. Ja see on ka väga tihti, mis siis inimestel juhtubki. Sul on situatsioon, ükskõik mis see on. Nüüd sa pead mõtlema, kuidas me siit, see sama escape room, kuidas me siit välja tulema. Kas sul on kasu, kui ma issand, nüüd ma ei tulegi välja, ei tea, mis nüüd saab siin. Näe, vaata see ka kõik on valesti. Vabandust. Isegi mina olen. Aga mis nüüd saab? Me vaatame, mis saab. Olgu, viis olemas. Jälle. Ja meil siin saates matemaatikaga on väga raske, nii et on raske, see 80 olemas. Nii. Teeme need viiesed ära siis. Okay. Ja. Nii pikad küsimused. No pole hullu. Sa oled, see on põnev. Sa oled kunstitundja ja kollektsionäär. Kas suudad eristada, millised neist maalidest maksavad miljoneid ja milliseid saab lihtsalt internetist tasuta alla laadida? Arva ära 3/4. Nii. Mul on siin sellised maalid. Ma näitan sulle. Näita. Nii. See on kallis. Oota, kaks nendest on väga odavad. Kaks on väga odavat ja kaks on väga kallis. Väga kallis. See peaks olema üle milli. Nii. Peaks olema üle milli. Kurat küll. Nii. Peaks olema kallis üle miljoni. Peaks, kurat, mu lapselaps joonistab. Kuigi see kunstis ei ole. Aga tehniliselt ka ma ütlen, et see on odav. Nii. Ja ma arvan, et see on kallis. Aga mul ja võib... see on siis odav. Jah, kuigi nad võivad ka olla, see võib olla mingis ruumis või mingis abstraktsioonis, aga mulle tundub, et see on nii. Kõik on õige. On. Kuidas? Sellepärast, et Okei, seda sa teadsid, on ju? No sellest mõttes, et kui see on tuntud.
ja siin ka selles abstraktsiooni, kelle oma see on, kas sa tead? Ja, mul on kirjas. See on Mark Rotko. Just. Royal Red and Blue. Ja. 75 miljonit. Just, ma tean seda selle pärast. Täielik hullumaja. Kes see on meil? See on Willem de Kooning. Okay, Interchange. Just, sellepärast, et abstraktsioon. 300 miljonit. Just. Vabandust. 300. Aga selles mõttes vaata, need on hästi sarnased ka. Neil on mingi sarnasus, aga siin on ikkagi see abstraktsiooni ja ruumi tunnetuse ja see osa on siin, kuidas me, kallim. Nii, nüüd võib kallima peale jälle. Jaa. Aga meil on nii palju No võtame 10 ka. Ja, nii. Sellest on nii palju räägitud. Aga okei. Veel kord. Davai. Sa oled varem süüdistanud Tanja Mihhailovat botoksi kasutamises. Ei, ma ütlesin ilusüstide tegemises. Kirjas. Kuid siin saates lükkas lauljanna selle kossi ümber. Küsimus. Miks sa Eesti staare kiusad? Ja miks sinu arvates staarid eitavad, et nad on iluprotseduure teinud? Jah, üldiselt on nii, et miks nad seda eitavad, seda ma ei tea. Aga see on väga huvitav. Aga see on nende, ma ütlengi. Me näeme ju. Mis me näeme? Me teame. See ongi kõige hullem, on ju. Sa tead, et ilusüstide või mesoteraapia. Ma tegin mesotant. Need ongi ilusüstid. Mida te räägite? See ei tähenda botox või hülaroonhape. Täna ka mulle üks klient helistas. Mulle on ennem tehtud hülarooni, et ma ei tea, kas ma täitesüsti tahaksin. Fuck, hülaroonhape ongi täitesüst. Lihtsalt seal on molekulid erineva suurusega ja nende seotus on seal erinev. Ja siis, miks nad seda varjavad? Sest et ta mingi, ma ei kujuta ette, et ma olen nii loomulik. Fuck you, loomulik. Loomulikuna oleksid sa 20-selt ilma hammasteta. Ja see oleks loomulikus, on ju. Ja teine, ma ju näen see samamoodi, et siin ka vanem generatsioon juba naisi, kes näevad head välja. Neil on väga head hormonaalsed ravid. Ja lõpetame selle kuradi pulli ära, et me teeme plaastreid. Ma tean ju väga hästi, et see täna on teatud inimestel võimalused väga heaks hormonaalseks raviks. Ja tänu sellele on sinu menopausi vaevused, premenopausi vaevused ja kõik sellised asjad on palju vähesemad. Meestel ei ole probleemi. Teil ei seisa võtate tableti, on ju. Aga naised peavad kogu aeg seda varjama ja mängima seda lolli. Näiteks mul ei ole täna meiki peal. All natural. Milleks? Kuidas me jõuame? Ja teine, kuidas sa teist naist aitad sellega? Sest et teisel naisel tekib hoopis vastupidi, ta on 35-selt, ta on väsinud ja ta mõtleb, et miks sina kurat 50-selt hea välja näed? Miks mina ei näe? Ja sa mõtled, minu geenid. Ja sa tekitad tegelikult olukorra, kui sa oled kuradi heast paroodiast, on ju, või parodisti. Eks, et heast sugupuust oled sa siis nagu jõle elitaarne. Ja see on see põhjus, et sa siit tegelikult valetad, tahad üle olla teistest naistest, kellel ei ole võib-olla neid võimalusi. Öelge palun ilusti, muidugi teen, mina hoolitsen enda eest ja mul on see võimalus ja ma teen seda ja nii ongi. Teil on alati valik, kes ei taha, ei pea midagi tegema, aga ärge valetage järjepidevalt, et minul on geneetika nii hea. Tead sa 50-selt seda geneetikat on ikka väga vähe järgi ja teine ei pea midagi tegema, aga miks seda valetatakse? Ma ütlengi, mune pole. Ei ole mune, et julgete öelda. Jah, on küll, ma ei tea, emakas alla vajuma hakanud, on ju, lähen, käin sellega arsti juures ära. Ma ei tea, on menopausist hakanud tekkima mingid muutused. Ma lähen, pean nõu spetsialistiga, sest täna on need võimalused. Et, mul ei ole midagi, ma tunnen ikka nagu 25. You're right. 25, ma tahtsin 6 hommikul diskotegis olla. Täna ma olen 9 õhtul magan kodus. Netflix ja tudi, on ju. Aga selles mõttes... Ma ei kiusa mitte kedagi. Mis teil Tanjaga juhtus siis? Midagi, ta lihtsalt ütles, et ta ei ole kunagi midagi teinud. Right. Ja me ei usu. Mitte ma ei usu, ma tean, et sa oled ju neid süstikesi teinud. Ma ei rääkinud botuliinist või sellest. Süstikesi on tehtud nahakese peale. Et meil vist seda nii palju ei ole ka, aga ma vaatan, et eriti suurta nagu Vene popstaaride puhul. Need ei ole üldse midagi teinud. See on nii naljakas. Paned mingit intervjuud. Ja ma vaatan ka samamoodi. Tuleb lihtsalt uue näoga. Hoopis teine inimene. Ja on hakkanud rääkima, et jooga. Face massage. Jooga. Muidugi teed sa joogat. Geenid, jooga, mingid need... Ja sama lugu, et me võtsime kõik fillerid ära, nüüd ma olen all natural. Fucking, sul lõpuks tekkis inimene, kes oskab fillerit teha. Ja. Olgu, 10 olemas. Ja meil on 5 küsimust jäänud. Nii. Mis see siis? Võtame seda, mis on 12, 12, mis on 15. Aha, nii.
Suvel sa osalesid Malluga pulmas Sagu mõisas. Malju pulmas käisin, jah. Kas see pidu oli sinu jaoks piisavalt uhke ja glamuurne või võinuks noored natuke rohkem pingutada ja kas draamat oli peol ikka ka? See on nii huvitav küsimus, et sind kutsutakse peole ja siis sa pärast veel räägid, et oi jaa, teate ikkagi see crème brûlée. Ei olnud piisavalt värske. Ei, crème brûlée, see karamelliseeritud osa, no teate, ma olen fucking tore pidu oli, inimlik pidu oli ja ilus pidu oli, meie enda lauaseltskond oli väga mõnus, meil oli väga tore ja mul on väga tore, et mind kutsuti. Et ma jah, crème brûlée võib-olla soovid, noh. Kas te olete lähedased sõbrannad? Me saame läbi, sest ma toetan väga palju tema sellist võimet astuda välja teatud hetkel ja tuua meie kitsaskohti. Jah, seal võivad inimesed küll haiget saada, aga tead sa, ära tee sitta. Siis ei jää sa sinna hammasrataste vahele. Ja kui sa juba tegid, siis ma ütlengi, et kui sa juba jääd vahele, siis kurat ütle siis, et tegin küll, jah, sorry, rais, kõigil juhtub. Ja, aga mitte see... jah, et ma arvan, et see minu arust on isegi tore, et kui meil keegi on, et ka mina ei julgenud pulmas, eks ole, täis juua ennast ja on ju, et see on minu arust väga oluline, et meie enda seest on mingid sellised ja teine, see on tema töö, ta teenib sellega endale vaatajaid, ta teenib sellega endale raha ja nii kaua, et kes siin loll on lõpuks on ju, et kui tal on subscriberid, inimesed jälgivad, tal on Alexelad 2 korda välja müüdud. Austraalias praegu ka. Just, et siis on küsimus, et mis te siis vinguta? Tehke järgi. Ja kui te ei suuda seda, siis shut the fuck up. Et ei olegi. Ega see on samamoodi, oi näed, ma ei tea näiteks Harry Potterit, kui palju on maailmas müüdud. Mulle ei meeldi see raamat. No, eks ole. ja, mõistad, ja. Ma ei saa aru, miks ma pean sigatükkaid ja kõiki meelde jätma, sest ma olen eluaeg armastanud biograafid ja ajaloolised ja sellised asju. Ja ei olegi, eks, kõigile. Aga ma ei saa öelda, et ta on ju mingi halb raamat. Et see on mingi bullshit. Ja, et see on bullshit, eks ole. Vaata numbreid bullshit. Või see sama, see värviline punane maal, eks ole. Et kuidas selline asi maksab 35 miljonit? Inimesed on otsustanud kokku leppinud, et see maksab nii palju. Et kuidas hind tekib? Hind ju tekibki sellest, kui palju me oleme võimelised välja käima. Ja samamoodi on, kui me ütleme siis Malluka sissetulek, ongi see, kui palju on inimesed nõus talle maksma ja see ei ole kerge töö. Iga päev kaamera ees olla, iga päev teha seda kontenti, kogu aeg on sul see pere sees, kogu aeg mingi jamadega ja nagu ma saan aru, tulevad neid kohtukeisse talle on ju sellega ja nii edasi. Et ma arvan, et ta nüüd minust psühholoogi juures on käinud ja nõu küsinud, et see sööb seest ära kindlasti. Ja, et ärge arvake, et see on mingi easy money esiteks ja nii peab olema, kui me võtame ära kõik meie BSH-d, Mallukad ja nii edasi ja jätame ainult siis, ma ei teagi, kes meil siin on, jätame ainult Arvo Pärdi, on ju. Et tore on küll, aga lõputult ei suuda isegi, mitte keegi nii helget hinge koos olla, sest enda sees otsib ikka miski. Tsirkust on ka vaja. Aga mulle meeldib kirju maailm ja mulle meeldivad kihvtid inimesed, autentsed. Mulle meeldib, kui sa oled pask, siis ole pigem pask, aga ära mängi. Ära valeta. Mina mitte mida, mul on üks sealt terve elu. Eile just tassisin su kuskilt ära. Aga olen 15. Meil on väga palju raha juba siin olemas, ma ei tea, kui palju, aga midagi on. Ma ei hakka, jah, midagi on. Võtame 10. Nii. Kes Eesti staaridest vajaks sinu hingangul kõige rohkem iluprotseduure? Milliseid? Issand. Esiteks on see, et ma kunagi ei soovita kellegile enne mitte midagi, kui nad ei tule minu juurde ja ei tunne, et nad tahaksid midagi. Ja ma arvan, et see küsimus on väga laastav. Ja kuidas ma ütlen, laastav sellele inimesele, kui ma täna võtame siis mingi ette ja ütlen, et issand, tal on ju nina nii kõver, ma kohe lööks selle sirgeks, on ju. Et see ei ole minu asi, igaühel on õigus olla see, mis ta tahab, milline ta tahab ja kuidas, nii et ei, minu arust on meil väga palju kihvte, ilusaid, omapäraseid, vanemaid, nooremaid, et ei, ma nagu sa võtad ära isikupära, kui sa ei lase inimesel olla ja ütled, oi, ma nüüd modelleerin sulle siia või teeme nüüd sulle suure tuuled, no kus ta läheb nendega, eks? Ta ei tunne nendega hästi. Nii et ei, jah, arvan, et kõik vajaksid puhkust vahest pigem.
ja head spaad. Eriti staarid, kes ei saa kuskil, õnneks Eestis on see, et kui sa liigud kuskil, sul ei tulda nagu juurde väga harva, kui keegi tuleb. Et meil see on hea, aga ma arvan, et jah, selline pidev tähelepanu väsitab, eriti ma arvan kunsti ja teatri inimesi, eks. Et ma vahest olen Evelin Põigemasti peale, kui ma just ühe tüki vaatan, lõpetan, siis ta on õhtul telekas, ma mõtlen, et kuidas ta nagu jaksab, eks. Ja intensiivne, see oli see esmaabiõpik, mis ma käisin vist Draamateatris, väga hea tükk, minge vaadake. Kui intensiivne see kogu etendus oli, see oli ma oleks 2 minutit ja ma oleks koos seal, et kui ja millist trenni, see on treening, see on füüsiline vaimne trenn, mis nad teevad. Ja siis vist oli see saalis ja mina alati, kui mulle etendus meeldib, ma tõusen alati esimesena püsti, mind absoluutselt huvida, mida ümbrus teeb. Et see on ikka võimas ja mulle see põlvkond, minu enda siis vanused, eks ole, võib-olla mõned nooremad ja väga meeldivad. Väga head töötavad. Ma kartsin, et sa ütled, et Tim Pluss vajab kohe siin ja praegu. Siin on vaja midagi tõmmata, siin lõigata. Kasutades võimalus, ma küsin tasuta konsultatsiooni. Kas varsti on vaja ka? Ja jälle, mis varsti? Ma ei tea, mis sa tahad varsti teha. Võib-olla sa tahad olla... Kurat teab, kes sa tahad ju või kuhu sa minna tahad. Võib-olla saad suure Hollywoodi rolli ja pead 65-st mängima. Aga ma olen sul kõik kuradi läikima löönud ja huuled suureks teinud. Mina mõtlesin, et lähed gei rolli, aga sa lähed hoopis on ju mingit macho 65-st maskuliinset mängima. Nii et ei, me teeme ainult siis, kui ja teistele öelda, et oi, sul on siin vaja. Ma olen küll seda nalja vahest teinud. Et kui keegi ütleb, ma olen juba 50 ja ma ei ole midagi teinud, siis ma teen küll seda. Ja on ka näha. See põleb ära. Ma vastasin. Kes? Aga see ei tohi teha niimoodi. Okei, kellega sa magaksid täna praegu ja kohe? Sa pead ka vastama Eesti staarid. Ma ei teeni raha siin. Aga see on hea küsimus, see on hea küsimus. Okei, las ta olla. Nii. Ikka, sa ei vastanud, kui sa ei... Olemas. Kelle sa maha laseksid? Võtame siis... Nii, 15. Okei, nii, tõsine. Oled öelnud, samas sa... Räägi mulle tõsidusest. Sa oled sellest juba rääkinud natuke. Oled öelnud, et su ema enesetapp pole sulle mingit traumat tekitanud. Kuidas see võimalik on? Mind on lapsepõlvest saadik õpetatud surmaga toime tulema. Ma olen haiglas seda väga palju näinud ja sellepärast ei tekitada mulle traumat. See on normaalne osa, see on okei. See oli tema otsus, ma austan seda otsust, ma olen seda alati öelnud ja tuleb aeg võib-olla ka minul mingid otsused teha, et see ongi minu otsus ja seda tuleb austada, mitte järgmine põlv ei mängi seal traumeeritud seda, issand, ja teine ongi see, et mingi jälle keegi oli, et jah, ma olen nagu sündinud läbi vägistamise ja sellepärast mul elus ongi. Kui sulle kurat ei oleks öeldud, et sa oled vägistamistulemuse laps, siis sa poleks teadnudki. Ja, see on sinu enda valikud ja isegi kui sa tead ja isegi kui ma tean, et minu ema, eks ole, tegi selle otsuse, siis see ei saa olla minu jaoks see koht, kus ma kogu aeg seda, jah, võt mul on nii. Ei ole nii. Tema otsustas, see on tehtud. Sinul on oma elu kulgab. Aga sa ei saa ju kõik need emotsioonid välja lülitada. Mis emotsioonid? Kui keegi sai rahu ja parem rahu ja ta ei pea võitlema enam nende mõtetega, sundasjadega, kõige selle eluga, siis kuidas see siis trauma? Vastupidi, ennem oli traumat ju rohkem. Elu on suur trauma ja traagika. Ja see... on ju, jah. No vahepeal on. Saad aru, et sa kogu aeg pead võitlema ja olema aga siis sa saad rahulikult magada. Aga see olemas, aga sa ei pea vastama. Aga sel samal teemal sa said väga palju heiti, kui sa TikTokis ütlesid. Mul on tsitaat olemas. Kui sa kurat ei jaksas. Sa ütlesid, kui te tahate olla haiget ja tunda end pahasti ning ennast ära tappa, siis tuleb ära minna. Jah. Kas sa ei kahetse neid sinu ega pea neid liiga karminud? Teate, mis on kõige hullem asi või? Kogu aeg ühiskond kõige. Kas te kahetsete? Mida ma kahetsen? Ma kahetsen, mis osa ma sellest pean kahetsema? Et kogu aeg käib trall. Kas te teate, kui palju peredes lapsed kannatavad, kui isa lõikab oma veene seal läbi, on ju? Möllab seal. Ma räägin, minu enda isa lasi kuradi veene seal, et ema hirmutada. Ma olin 6-aastane, pidin seda kuradi kaussi all hoidma. Vot see on saast. See lõpeb ära. Aga kui sa minna tahad ja sa tunned, et see on sinu jaoks kõik, siis tuleb minna.
ja ei ole mõtet siin kõiki hoida elus. Ja mis väga tihti juhtubki, et inimesed, kes ongi teistmoodi, nad ei tule sellega toime. Neil on õigus minna. Ja teine on siis see kontingent tegelikult, kes kõik mind heitima hakkasid, ongi see, et neilt võeti ju see tükk ära, millega manipuleerida kogu aeg. Mulle tundub, et probleem selles staadis on see, et sa justkui ütled, et kui inimene on haige, siis tema ise on süüdi. Et ta ise saab valida olla haige või mitte. Väga paljudel juhtudel sa jahka seda, mis sa siis teed, on ju. Ja see ongi sinu aju ja sinu enda koostöö. Ja ei olegi midagi teha ja osad lähevadki. Ja täna tapetakse ka neid, kes ei taha, et tapetakse, on ju. Ja, minust see on rasked kohad. Surevad inimesed, kes ei peaks surema. Me tegeleme oma väikeste asjadega ja heaolu ühiskond on viinud meid sinna maani, et meil on iga asi on traagika aga tegelikult me ei tee sittagi. Me istume siin, kus teisel pool maakera, eks ole, inimesed nälgivad, tapavad üksteist, toimub genotsiid. Me istume siin sinuga kahekesti ja arutame minu väljaütlemist. Ja see on pask. Mida sa pakuks teha selle asemel? Sittagi, sellepärast ongi see Netflixit vaatama, alternatiivid on kõik. Ma räägingi, meil ei olegi, et sa pead ka aru saama, et mingist hetkest sa ei muuda maailma. Ei ole vaja toppida ja teha kogu aeg endast hero'd. Mina elan nii palju kaasa, aga siis hakkad vaatama seda inimest. Aga mis sa teed selleks? Aga mis sa teed, et su enda elu oleks parem? Aga mis sa oled teinud, et su laste elu oleks parem? Ma jaksa aga siis sa jaksa. Ja sama sellepärast see tuligi, et kui ei jaksa ja nii ongi. Ja kui mina ei jaksa, siis ka ei jaksa. Aga tehke otsused, mis on nagu see, et te võtate ka vastutuse oma otsuse eest. Möla on tohutult. Seda möla on, me teame ju, kõik võitlevad kuskil, eks ole. Siis on hommikul kell 6 kuskil seal vanalinnas, eks ole, ja räägivad eluprobleemidest ja nii edasi. Endal elud perses. Alustama peab endast. Ja minu väljaütlemine oli tegelikult manipuleerijate kohta. Just see, et seda on nii palju, kus ka partnerid võib-olla manipuleerivad, eks ole, ja mängivad seda draamat, jah, ja tegelikult need inimesed, kes peaksid arstile pääsema, ei pääse. Sest et see inimene, kes peaks minema, tema ei jaksa. Ja psühholoogid täna väga tihti ka, pigem sa võtad ju inimese, kellel on pikalt probleemid ja lihtsad probleemid. On ju. Väga raske probleemiga. Ütleme, et ikkagi vägistatud lapsed ja sellised asjad. Kes neid tahab, eks ole, võtta? Need on rasked juhtumid ja need on ka psühholoogide seas väga hästi teada, et sa ei taha raskeid juhtumid, keegi ei taha raskeid juhtumid. See sööb ennast ka seest ära, eks. Aga just see, et me täna, ja mis see teie asi on, mida mina ütlen, see on ka nagu, mis see kurat küll, vaata nii hea on, kui ma täna mehe kodus maha löön, on ju. See oleks väga mõistlik, et mul ikkagi oleks mingi haigus. Mitte, et ma ettekavatsetult ta maha lõin. Okay. No üldiselt see on pikk ja ma arvan, et siit ka nopitakse jälle. Aga mulle, ma räägin, tahad elada, elad. Ei taha, ei oska. Polegi elu sinu jaoks. Aga selles mõttes peab ütlema ka, et kui te tunnete, et elu ei paku enam huvi, sina peadki ütlema. Siis peab ikka arsti juurde pöörduma. Ikka pöörduge, just. Aga minu enda tütar lõikus, on ju, käsi. Ma vaatasin peale, ütlesin, et kas sa tahad, ma õpetan sind, kuidas seda lõigatakse või sa lõpetad kasuka rikkumise. 2 varianti. Mul on 4 last, mitte ühegi pärast ma siin lolli mängima ei hakka. Kas lõpetad kasuka rikkumise ära või ma näitan, kuidas tehakse. Kasuka rikkumine lõppes ära. Ja nii ongi. Ja mina tulen omast sellest ja mina tulen meditsiinist ja ma tulen väga rasketest valikutest, kus inimesed on tõsiselt raskete valikute puhul. Ja need on valikud, eks. Ja seda tilulilu, et ma lõigun siit ennast natuke siit ja sul on kogu aeg söök laual, kõik on korras, sind isegi ei kiusata, aga vaja on kaasa seda pulli teha, siis see mulle ei sobi. Olemas. See tundus nagu 50 € tund ju. Räägisime pool tundi reaalselt. Nii, 2 viimast küsimust. Tere. Tere. Saad ka siin kõik uue põlvkond. Ma kujutan ette, kuidas me heiti saame. Tavaliselt jäävad siin mängu lõpus 50 ja 20. Aga meil on 5 ja 10. Nii. No võtame siis odavama. No võtame. Nii. Oled öelnud ühes podcastis, et sinu net worth on üle 1 miljoni €. Kui sa kaotaksid selle kõik 1 päevaga, mida sa ette võtaksid? Naudiksin metsas elamist. Päriselt ka? Et mingid traumad sul ei ole, depressiooni ei tuleks, ma tean juba nüüd. Aga sellega me peame ju arvestama, et tuleb üks päev võib-olla sõda, on ju. Ja ma peangi oma paar kuldsõrmust
perse panema ja liikuma hakkama ja ma olen sellega arvestanud. Sa oled selleks valmis? Muidugi. Vaimselt ma mõtlen? Jah. Ja, et kui sul midagi on, pead sa alati olema valmis seda kaotama. Et kui sa ei ole valmis seda kaotama, no siis sa saadki jälle traumad ja kõik sellised asjad. Elus peab olema, remarki oled lugenud, triumfikaart. Kunagi, kindlasti. Elu peab ära mahtuma 2 kohvrisse. Ja nii see ongi. Ja kui sa ei suuda oma elu sinna mahutada, siis kindlasti saad depressioon, traumad ja kõik muud asjad. Viimane. Jaga 3 tuntud inimest vastavasse kategooriasse. Sex, marry, cancel. Mis see tähendab? Sa pead valima. Donald Trump, Elon Musk, Tommy Cash. Et kellega ma seksiksin? Kellega abiellud ja keda Donald Trumpiga abielluksin. Miks? Ta on nii vana juba. Seks. Ma arvan, Tommy Cash, mulle ikkagi noored meeldivad rohkem. Ma arvan, et nii Elon kui Donald on juba minu, eks ole, sellest situatsioonist välja. Ja canceldaks. Elon Muski? Kõik canceldasid teda, canceldame meiega siis. See on juba tehtud. See on juba tehtud, mis mul sinna öelda. Muidugi see nii, ma ei canceldaks üldse kedagi, siis tegelikult on, ma alati olen mõelnud, et miks inimesed ei saa aru sellest, et kui te tetate inimesega istutada, on hoopis teine inimene. Kui te vaatate kuskilt ekraanilt või kui te kuskilt, issand, mis ta ütles ja kõigil on ja hingeldavad, hakkavad ventileerima, eks ole. Et selle asemel aru saada, miks midagi öeldi, mille kohta, et see sisu võib olla. Ja mis kontekstis ja isegi kui see sulle ei meeldi, pane kinni. Kõik on erinevad. Ja just, ja meil on õigus olla erinevad. Ärge tahtke, minu arust see vaba ühiskond, tead, mis täna on juhtunud, tegelikult hullemini moodustame selle, kus inimesed ei julge öelda. Mõistad? Et me ise, nagu need tarakanid canceldavad üksteist. Et kui varem oli see, et vähemalt viidi Siberisse, eks, siis mõistad, kõik hoidsid nagu üksteisest nagu kinni, eks, ja said teha mingeid selliseid poliitilise alatooniga nalju, siis täna sa ei saa poliitilise alatooniga nalju teha, siis see sama kuradi naabrimuid canceldab su ära, eks. Ja kohe tühistatud. Tühistatud, et mina olen öelnud, mul poogen, minu pärast võib mind canceldada. Ma võtan oma kuradi lõvi ja miljoni ühes ja ja minu pärast, kui aru ei saa. Mina ei pea teile tarkust tooma. Mega. Olemas. On. Juhu. Aplaus sulle. Aga siis meil on selline tšekk. Ja mina kirjutan va? Ja ma panen su autogrammi siia. Mul on tohutult kole käekiri. Nii nagu normaalsel meedikul võib olema. Ja siia autogrammi ka.